Kui siiani me rääkisime paljuski sellistest tehnilistest asjadest, uutest teenustest, lahendustest, kuidas hakkab uus EITS-register toimima, milliseid põnevaid asju seal on oodata, 3D kaksik, arendajaportaal, siis võib-olla nüüd räägime natuke traditsioonilistemast asjadest ja seda siis eeskätt klassifikaatoritest. Me MKM-is alustasime 2018 augustis ühe projektiga ja selle projekti eesmärk oli leidna ehitusvaldkonna ühine keel. Ja üldiselt seda nimetatakse klassifitseerimissüsteemiks. Me väga palju asju elus tahame või ei taha, klassifitseerime, me teeme seda niikuinii ja mida rohkem ja mida keerulisem süsteem või asi on, seda suuremat väärtust me tegelikult saame klassifitseerimisest, eriti kui me jagame seda infot teistega ja tahame, et teised midagi sellega teeksid. Ja kui mõelda nüüd EITS-i elukaare peale, siis kogu see tegevus paljuski on, enne kui ta füüsiliselt valmis saab selle ehituse ajal, ka peale seda, on kõik just info jagamine. Ja väga palju raiskamist ja kadusid on selles protsessis praegu. Ja meie uuringud ja analüüs näitas, ja ka sektorilt tuli väga selge signaal, et selline ühine klassifitseerimissüsteem teeks selle olukorra äkki paremaks ja aitaks vähendada seda infokadu. Ja nii me siis hakkasimegi otsima, et mis võiks olla see ühine keel, mis oleks eeskätt siis mõeldud digitaalseks andmevahetuseks, sest meil on juba kasutusel mõningad klassifitseerimissüsteemid, Eesti standardi järgi on kululiigitamine näiteks üks süsteem, on rahvusvahelisi süsteeme, mida on siin proovitud eeskätt siis soomlaste oma, paljude jaoks on võib-olla Talo tuttav, inglastelt on tulnud selline asi nagu Uniclass, mis on ka Rail Baltica omal ajal võttis selle kasutusele, kuna midagi paremat just kui siin piirkonnas ei olnud. Aga ei olnud ühtegi sellist süsteemi, mis oleks tugevalt juurdunud Eestis, millel oleks pikka ajalugu, erinevalt näiteks Soomest, kus neid süsteeme on isegi tosinkond ja mis kõik on mõned isegi aastast 80-ndatest siiamaani kasutusel. Et nemad on mõnes mõttes keerulisemas olukorras kui meie, aga meil on see võimalus, et me saame ikkagi hakata nii ehitisregistris kui ka muudes süsteemis, kui ka õigusloomes kasutama võib-olla uut süsteemi, mis toetaks paremini digitaalset andmevahetust ja oleks mitmedimensionaalne. Et ma püüangi anda nüüd väikese ülevaate sellest tööst, mis sai tehtud. See sai nüüd eelmise aasta lõpus valmis. Esimene etapp, ma rõhutan, esimene etapp, mis oligi siis et üles leida see klassifitseerimissüsteem, mis oleks kogu EITS-i elukaare ulatuses kasutatav, hõlmaks nii hooneid kui infrat, baseeruks olulistele rahvusvahelistele standarditele. Ja selleks me siis kuulutasime ka välja hanke ja me saime väga hea töögrupi, kes seda hanget meile teostas. Seal on, mina julgen küll öelda, et parimad selle valdkonna eksperdid Eestis, nii TalTechist kui ka siit samast superministeeriumi kõrvalt Tõkast ja ka samuti ehituskeskusest ja ka paljud teised, kes panustasid sellesse töösse, kes võib-olla ei olnud otseselt selles samas töögrupis, aga nimedest siis Roode Liias, Aivar Salt, Raido Puust, Irene Lill, Pille Hamburg ja ma väga vabandan, kui ma kellegi nime kohe praegu meelde ei tule veel, aga Enn Tammaru näiteks, aga neid inimesi ja panustajaid oli kindlasti veel. Et see töö on oluline, me nägime päris palju vaeva sellega ja me väga palju panime rõhku rahvusvahelise koostööle. Sest selge on see, et kui me hakkame midagi uut siin Eestis kasutama, meil ei ole mõtet võtta ja leiutada mingi oma klassifitseerimissüsteem, mis on võõras teistele, mis on tundmatu, mida tarkvaraarendajad, rahvusvahelised tarkvaraarendajad vaatavad kaarega mööda, nad ei näegi siukest asja, see on marginaalne, see on olematu ja selle arendamine on kulukas, eriti kui seda teha üksinda.
Ja sellepärast me siis võtsime väga selge suuna, et me hakkame just rahvusvaheliselt otsima siukest süsteemi. Me hakkasime kompama erinevate partneritega ja tuli välja, et tegelikult teised riigid on täpselt samas olukorras. Ehk siis jõudnud arusaamiseni, et on vaja mingit uut süsteemi, mis toetaks digitaalset andmevahetust, mille peal saaks üles ehitada sellised süsteemid, nagu meil juba ehitisregister näiteks on olemas, tuua sinna sisse PIM-mudelid ja kogu seda andmevahetust paremini süstematiseerida, teha masinloetavamaks. ja siin tulid kindlasti appi meile tšehhid, kes olid natuke varem alustanud, teinud väga hea uuringu ja jõudnud täpselt samadele järeldustele, mis meie. Ja see suund, siin on väike teavitus, see suund, mis me alguses võtsime, oli selgelt nii-öelda Põhjamaade poole, kus me nägime, et asjad arenevad kiiremini kui mujal maailmas. Ja kui mõelda siin üldse Põhjamaade ehitusturu peale ja näiteks PIM-i kasutusele, siis mina julgeks ka öelda, et need on ikka maailma tipp. Nii et tasub nendelt šnitti võtta ja vaadata. Ja mida me nägime, et seal on sellised 2 põhilist süsteemi, mis nii-öelda uuringutes, hinnangutes alati tippu jõudsid, olid taanlaste Cuneco klassifitseerimissüsteem, lühidalt siis CCS, ja rootslaste GoClass, mis tegelikult baseerub siis sellel samal CCS-il. Ja me alustasime seda koostööd, me tegime ühiste kavatsuste protokolli, allkirjastasime 2019 lõpus juba ja leppisime kokku teatud põhimõtted, mis olid üks ühele tegelikult nendele põhimõtetele, mis meie hankes MKM-is juba paika panime. Ehk siis, aga me lisasime sinna juurde selle olulise punkti, et see peab olema tasuta kasutada. Et me ei saa teha seda niimoodi, et me ütleme ehitajatele, projekteerijatele, eelarvestajatele, et see on selline tore süsteem, aga tead, et sa pead hakkama nüüd litsentsi tasu maksma või et anna mulle nii palju raha ja siis ma annan sulle tabeli vastu. Et sellisel kujul ei võta seda mitte keegi kasutusele. Ja siin meil tekkiski probleem tegelikult rootslastega ja selle GoClassiga, kes on oma ärimudeli üles ehitanud teistmoodi. Ehk siis nad küsivadki raha selle eest ja nad on ette näinud, et nad seda ärimudelit edasi arendavad. Ehk siis algselt, kui me läksime nii-öelda selle GoClassi suunas, võib-olla mõned teist veel mäletavad, et me rääkisime GoClass Internationalist, me pingutasime selle nimel, et leida lahendused, saada kokkuleppele nendega, aga see kõik osutus liiga keeruliseks, sest Rootsis olid neil juba olemas oma kokkulepped, lepingud selle sama osapoolte vahel, sektori osapoolte vahel, millega nad nägid ise juba väga palju vaeva, et jõuda nii-öelda selle uue süsteemi kasutusele võttuni. Et me pidime selle asja nii-öelda rootslaste suunal siis nii-öelda tagasi tõmbama. Aga õnneks taanlased oma Cuneco süsteemiga on väga avatud. Nad kasutasid selle sama süsteemi välja arendamiseks Euroopa raha ja sellest tulenevalt on see tuumik tegelikult täiesti tasuta kasutatav ja nad olid vahepeal seda kõvasti edasi arenenud, kuna GoClass omas teatud eelist just infra poole peal ja mida CCS-is ei olnud tehtud, siis vahepeal taanlased uuendasid üsna palju seda samust CCS-i. Ja kuhu me siis tänaseks jõudnud oleme? Tänaseks me oleme jõudnud sellise toreda koostöö vormini, mille nimeks on Construction Classification International Collaboration. Päris korralik suutäis, mida öelda, lihtsam on öelda CCI. Ja see collaboration on siis see ärikeha. Ta on MTÜ, mille me lõime Brüsselis koos tšehhidega. Mõte on selles, et see klassifitseerimissüsteem, see CCI tuumik, millest ma kohe räägin, kus ta arenes ja millele ta baseerub, aga et see klassifitseerimissüsteemiga seotud omand, vastutus, juhtimine ja strateegia oleks kõik võrdsetel alustel jagatud. Ja oluline punkt ka selle MTÜ puhul on see, et me ei kogu ega kuluta raha. Sest tihtipeale selliste koostöövormidega ja ühisettevõtmistega
asi jookseb lörri, kui hakata raha koguma ja siis jagama. Ja see tekitab väga palju komplikatsioone. Me nägime, et meie koostöö tegelikult kulges peaaegu 2 aastat ilma mingisuguse MTÜ-ta, ilma mingisuguse vormilise õigusliku kehata. Ja see kulges väga hästi ja me ei tahtnud seda ära rikkuda. Ja me võtsime SNIT-i siin juba teistest edukatest standarditest nagu ICMS, IPMS ja IFRS. See viimane on siis finantsvaldkonnas tuntud väga palju kasutatav raporteerimise standard. Ja ICMS on siis International Construction Measurement Standard ja nemad kasutasid seda sama mudelit, kus neil ei ole pangaarvetki ega pangakontotki, sest seda pole vaja. Ja nemad on väga edukalt tegutsenud, saavad kiirelt liikuda ja me tahame seda sama teha ka CCI-ga. Ja siin on välja toodud nüüd 4 ametlikku liiget, kes meil selles MTÜ-s juba on. Lisaks Tšehhile ja Eestile on siis liitunud Poola ja Slovakkia. Loomulikult on ka Taani sellega seotud. Miks ta on punktiirjoonega on see, et nad ei ole ametlikult selle MTÜ liikmed veel, aga sellel aastal nad ilmselt saavad selleks liikmeks, kuna neil on natuke ka keerulisem see asi seal. Ja leedukad, kes võtsid selle CCI oma rahvusliku klassifikaatori aluseks, aga samamoodi täna veel ei ole liitunud. Ja siin võiks olla vabalt ka Rootsi, sest K-klass baseerub samal asjal. Ja kes tahab rohkem selle organisatsiooni kohta teada, siis ccicollaboration.org on see veebileht, minge vaadake sealt. Ja nüüd ma võib-olla kiirelt annan väikese ülevaate, et mida see sama CCI endast kujutab, kuidas ta arenes. Et kui algselt sai kõik pihta sellest taanlaste CCS-i süsteemist, sealt rootslased võtsid üle, tegid K-klassi, siis me kirjutasime alla selle letter of intenti. Ma vabandan, et need slaidid on inglise keeles, aga mulle tundus, et võib-olla, kuna see on niikuinii rahvusvaheline tegevus, et siis on tore ka rohkem rahvusvahelisemaid slaide kasutada. Ja tulemusena siis lõpuks tekkiski see CCI, mis baseerub valdavalt enamuselt CCS-il ja kuhu on lisatud siis infraklassid ja objektid 2019-2020 aastal. Ja kui rääkida, ja siis peale seda, siis me moodustasimegi selle CCI Collaborationi, mis on siis koostöö, millest ma just eelnevalt slaidil rääkisin. Ja kui nüüd vaadata neid standardeid, mida kasutatakse, siis selle sama CCS-i loomisel võeti aluseks see sama 12.6 ja väga suur osa sellest loogikast, sellest klassifitseerimissüsteemi nii-öelda nendest otseses öeldust tähtedest ja kuidas seda paigutada, on tulnud standardist number 81346. Ja seda on aja jooksul nüüd, kui vaadata nagu vasakult paremale ajaliini, siis seda on aja jooksul täiendatud, sellest standarditest on tulnud revisjone ja pidevalt on käinud ka selle nii-öelda CCS-i arendamine, nüüd siis CCI arendamine käsi käes nende standarditega. Ja ma ütleks, et see ongi raske on öelda, kui palju täpselt, aga 7-80% kindlasti on tegelikult väga selgelt seotud selle sama standardiga ja me anname tagasiside standardi organisatsioonidele, aga läbi selle CCI Collaborationi me suudame võib-olla veidi paindlikumalt, veidi kiiremini katsetada, proovida, arendada seda klassifitseerimissüsteemi oma vajadustele vastavalt, ilma et me oleks seotud standardimise väga jäikade ja aeganõudvate protsessidega. Ja siin on kiire ülevaade sellest juhtimismudelist või mis see loogika on, et see sama CCI Collaboration arendab seda tuumikut, mis on hetkel Exceli tabel, võib-olla tulevikus tal on ka mingi API, ja siis iga liige, meie näeme, et ikkagi riigi tasemel võtab selle sama tuumiku ja arendab enda turu jaoks siis vastava versiooni, ehk siis lisab sinna mingid klassid. Ja ma saan seda näitlikustada ka veidi paremini kohe. Ja mis on siis nii-öelda selle MKM-i projekti tulemus?
selle MKM-i projekti tulemus ongi siis võttes aluseks see rahvusvaheline CCI tuumik, on loodud CCI EE klassifitseerimissüsteem. Sellel veebiaadressil te võite minna ja alla laadida need samad Exceli tabelid. Sai kokku lepitud, et selle klassifitseerimissüsteemi omanikuks Eestis on ET Infokeskus AS ja sellepärast, et omanik peab olema. Ma ei ole kindel, et MKM oleks näiteks kõige parem omanik, sellepärast, et MKM on võib-olla veidi teist laadi organisatsioon, veidi laiem. ET Infokeskus on selgelt ehitussektorit teenindav asutus, kellel on kompetentsi ja oskust seda asja edasi arendada. Selles rahvusvahelises tuumikus on 6 tabelit, aga nüüd Eesti omas on 15 kokku. Ja siin kõrval te näete seda puud, mis tuleb siis ISO 12006 standardist, mis kirjeldab, kuidas kõik erinevad tabelid omavahel on seotud, informatsioon ja neid, mis teeb selle uue süsteemi ägedaks, on see, et ta ei ole ühedimensionaalne. Ta ei ole nii-öelda klassikalises mõttes, et sul on puu ja siis sul läheb nagu detailsemaks 1 aste, 2 aste, 3 aste, 4 aste, 5 aste ja sa pead alati valima sellest ühest puust, vaid need samad tabelid, need klassid saab kombineerida, kasutades erinevaid dimensioone. Et sa võid võtta nii ehitise tunnuse, sa võid lisada talle tehnilise süsteemi, sa võid lisada talle komponendi tunnuse, sa võid juurde panna ka projekteerimisprotsessi mingisuguse etapi sellele. Ja seda kõike saab nii-öelda masinloetavalt koodiga kirjeldada. Ja see, nagu ma ütlesin, see sama juhend koos tabelitega on siis ehitus.ee /CCI EE kättesaadav. Ja eks ta tulevikus ilmselt leiab mingi parema kodu endale, aga praegu on ta vähemalt seal ehituse lehel olemas. Ja siin on mõned ekraanipildid sellest samast Excelist ja juhendist. Nii, see on see, mis me nüüd saime tehtud eelmise aasta lõpuks. Ehk siis tore, süsteem on olemas, pakime asjad kokku, lähme koju, töö tehtud, kõik tore. Ei ole nii, see on alles algus, sest nüüd hakkab see palju keerulisem protsess, et kuidas me seda süsteemi juurutame. Vähemalt nüüd meil on olemas küsimus, mida me võiks juurutada. Ja selleks, mida ongi see CCIE ja me oleme nüüd pannud kokku ka väikese plaani, et mis me nüüd 2021 ja edaspidi võiks teha, millele me peame tähelepanu juhtima, millega me peame tegelema, kus MKM saab ka veel panustada. Esiteks me peame looma konkreetse juhtgrupi, aitama ehituskeskusel nii-öelda jalad alla saada sellega. Tuleb teha tehniline komitee, kes koondab selle pädevuse ja ekspertiisi ja saab aidata teisi, kes hakkavad seda juurutama, katsetama, proovima ja oskavad teisi edasi koolitada. Siis loomulikult kõik koolitused, teavitused ja lisaks tuleb hakata tegelema ka sellega, kuidas me ehitusmaterjali ja ehitustoodetega seotud info seome selle klassifitseerimissüsteemiga. Sest minu nägemuses see klassifitseerimissüsteem ei kirjelda kõike. Ta ei kirjelda kõiki omadusi, properties, mis on ühel või teisel ehituselemendil, ehitusmaterjalil. Selleks on juba jällegi teised standardid ja seal on mitmeid võimalusi, kuidas neid omavahel siduda, aga jällegi klassifitseerimissüsteem ei lahenda seda kõike. Ja võib-olla ei ole mõistlik nagu kõike ühte patta panna, aga see on teema, mis vajab oluliselt rohkem analüüsi ja seda tuleb nüüd see aasta kindlasti teha. Ja rahvusvahelisuse tagamine ja siis ka nii-öelda need õiguslikud alused, millest kohe hetke pärast Teet ka räägib. Aga praegu minu poolt kõik selle sama CCI EE tausta selgitamiseks. Ma viskan kiirelt pilgu peale, kas on klassifitseerimise teemal tulnud mingisuguseid küsimusi siia ülesse poole. Nii, vaatan, register, detailplaneeringud, XT teenused, võrgurajatised. Ja, õnneks praegu küsimusi selles osas ei ole tulnud.